hommikust. Kell on 7 hommikul ja on reede hommik. On reede hommik ja väljas on mingi niuke suuremat sorti tuul. Torm, tegelikult vist tasemärgi on äkki torm isegi, aga Murka tahtsin ilmselt välja, nüüd vaatan, kuidas nüüd käib seal niimoodi tuule käes. Aga tere tulemast tagasi. Tere tulemast tagasi. Ma täna hommikul ärkasin, siis ma kohe mõtlesin, täna võiks filmida. Eelmise video üle sul oli nii hea meel. Ma mõtlesin, et ma siis sel nädalal proovin ka midagigi filmida. Täna, nagu ma ütlesin, on reede. Öö oli väga selline huvitav, sest esiteks oli täiskuu. See annab meile alati kodus tunda. Ja teiseks siis vähemasti, ma ei tea, kuidas sinu kodukandis oli. Meil siin Hiiumaal ikkagi hakkas eile õhtul päris korralik tuul. Öösel see vist vahepeal võttis ikkagi tormi mõõtu ka, aga käis kuidagi hooti, et vahepeal ragistas hullult, siis tundus, et paar tundi oli täitsa nagu rahulik või ikkagi nii, et majas ei saanud aru. Vastu hommikut aga hakkas välgutama ja müristama. Ja Hanna ei maganud täna öösel. Ta muidu on hästi hea magaja, aga täna öösel seda juhtub vahest, seda juhtub üsna harva, aga vahetevahel seda juhtub, et midagi ajastada öösel ülesse mingi kella 1 ajal. Ja siis ta hüüdis mind, ma läksin sinna, ta tuppa, ta oli täiesti üleval, nagu täiesti üleval. Ma proovisin teda kohe panna voodisse pikali, siis ma võtsin ta sülle, ta toas on see kiiktool, et nagu see kiiktooli peal kiigume koos ja et äkki teeb süles magama. Ta oli väga mõnusasti, talle meeldis mu süles noissutada, aga ta oli täiesti üleval. Siis ta vahepeal rääkis midagi. Ühesõnaga, see oli kõik väga selline, siis ma sain aru, et ta ei jää ju magama ja ise ei jõua lihtsalt. Tegelikult ta on nii suur ja raske, et ma ei jõua lõpatuseni teda hoida. Ja siis ma läksin ta kõike alla korrusele, siis me kuulasime seal unelaulu all ja siis me vaatasime Peppat koos ja siis nii, et ma olin taga kella 2:30 üleval. Ja siis Jimmy vahetas mu välja, nii et ta oli ka veel 1,5 tundi taga üleval. Ja siis lõpuks Annal tuli uni peale ja ta jäi magama. Nii et nad nüüd kõik magavad kodus. Aga mina sellegi poolest ärkasin varakult, et hakata tööd tegema. Minu maailmas ei ole see mingi erisus viimased kuud, et ma hakkan kuidagi hästi varakult tööd tegema. Vahel isegi veel varem, mõnikord ma olen ikkagi kell 6 juba nagu töölainel. Et täna isegi kell 7, kuigi mu ametlik tööpäev hakkab kell 8. Või siis vastupidi, et ma teen õhtuti tööd, et seda juhtub ka väga sagedasti. Sest nagu sa tead, siis me endiselt jagame Hannat, tal ei ole siiani lasteaia kohta ja me lihtsalt, kuna me mõlemad käime täiskohaga tööl, siis me lihtsalt jaotame ja jagame seda Hanna koormust nii nagu vähegi võimalik ja teeme tööd siis, kui peab ja siis, kui saab. Ehk siis tööd iseenesest on väga palju, et ma tööpuuduse üle ei saa kurta, et tööd on ikkagi rohkem kui ma jõuan ära teha või ütleme nii, töösurve on suur. Aga selleks, et täna, kuna mul algab täna tööpäev kohe koosolekuga, sest et nagu Päästeamets ikka kogu aeg kõik põleb, nagu piltlikult öeldes ja sõna otseses mõttes, siis täna on taaskord selline päev, kus juba hommikul vara tuleb leida asjadele lahendusi, nii et mu plaan on see, et ma siis proovin enne tööpäeva algust mingid esimesed kiiremad asjad ära teha ja ka koosoleku ette valmistada ja saata välja mingid asjad, mis täna peavad saama veel lahenduse. Et kui teised inimesed tööle tulevad, oleks juba kõik asjad olemas. Ja kui tegelikult ma täna pidin hommikul minema oma töö juurde tööle, ehk siis mul ei olnud plaanis siin täna töötada, siis lihtsalt ilm on nii kehv ja tuul on ikkagi niivõrd tugev õues, et ma otsustasin mitte sõita. Et kuna teadupärast suure tormiga on ikkagi ohutum jääda koju ja mul on ju nagu koht, et selles mõttes on see stuudio ikkagi linn, et see on stuudio ja kodukontor, et siin tegelikult on väga hea tööd teha ka. Nii et ei ole midagi, ma siis täna teen lihtsalt siit ja ilmselt Kärdlasse ei lähe. Aga vähemasti mul on ikkagi koht, kuhu kodust tulla ära, et teised ei sega mind, igasugused koduasjad jäävad teise hoonesse, et ei ole hullu.
kell on märkamatult saanud 12:23 ehk siis kohe on kell 12:30 ja ma ütlen ausalt, ma ei ole oma Pepsi siiamaani siit toolilt üles tõstnud, ma olen lihtsalt töötuhanud teha. Mul on veel üks kiri välja saata ja siis ma saan minna lõunale. Mul on varbad täiesti külmunud. Ma ei ole siin kütet sisse pannud ja kuigi õues tegelikult on üsna soe, siis on siin sees ikkagi jahe. Õues on nii tormine, et ilmselt see kuidagi see jahutab selle kõik maha. Mul on plätud jalas ja paljad varbad, mul reaalselt ma ei tunne oma varbaid ära, kui talve tunnen. Järgmine kord pean võtma villased sokid kaasa, suvel ka käime siin villaste sokkidega, muude teeb nii ägedaid villaseid sokke, nii et ta on mind varustanud. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ma tahtsin rääkida korraks ühest teemast, mis võib-olla ei ole väga selline jagatav teema. Vähemasti võib-olla see on asi, ma tahan rääkida vaimsest tervisest. Mulle tundub, et ühest küljest sellest räägitakse hästi palju vaimse tervise teemadest üldse viimased aastad. Aga teisest küljest ma näen väga vähe seda, et inimesed jagaksid nagu mingid enda isiklikke kogemusi, sest ikkagi kuigi me oleme selle ühiskonnas kuidagi normaliseerinud justkui, et vaimse tervise teemad on ja neid tuleb märgata ja nendega tuleb tegeleda ja otsi abi ja nii edasi, siis kahjuks või mingil põhjusel on ikkagi nii, et me vaatame seal sotsiaalmeedias ringi ja näeme ainult õnnelikke perefotosid, puhtaid kodusid, mis on nagu okei, et mina kasutan Instagrami platvormi, et kui sa mind Instagramis ei jälgi, siis mine tee seda kohe majaskoduks.ee, ma panen video alla ka lingi kindlasti. Et see ongi selline nagu rõõmsate hetkede päevik, et mis ta muud on, et ikka jagame neid asju, mida me tahame ise talletada ja mis on nagu esteetiliselt ilusad ja toredad ja kannavad mingit märget või sõnumit, aga ei tasu kunagi unustada, et see ei olegi teiste kogu elu. Ja ma ise ka, isegi kuigi ma ise ka ju nagu, ei saa nüüd öelda, et ma üliaktiivne Instagramis viimased kuud oleksin olnud. Ma olen väga kehv olnud üldse kogu sotsiaalmeediassedes. Proovin saada paremaks. Aga sellegipoolest ma vahel ise märkan, et ma scrollin kuskil väsinud peaga seda Instagrami ja siis mingid asjad ikkagi nagu vihastavad mind. Nagu sisemiselt ma tunnen ennast puudutatuna, et kuidas nagu mina tunnen ennast nii halvasti mingites asjades ja teistel tundub on nagu kõik hästi ja imeline ja ma unustan ikkagi mõelda, et tegelikult kõik on inimesed ja mul ei olnud üldse mingit plaani oma vaimsest tervisest nagu niimoodi avalikult rääkida. Kuidagi ikka, see on mingi asi nagu ikka kõik muud tervisasjad ka, et me tegeleme nendega privaatselt ise oma ette, mis ongi täiesti okei, aga kuna ma ise tunnen ja olen tundnud läbi elu, et kui mul on niisugune vaimselt nagu keeruline periood, siis ma tunnen ennast hästi üksi. Ja vahest veel mingid asjadega veel elus, mis on nagu rasked kohad, et ma tunnen, et ma olen üksi, maailm ei saa minust aru, inimesed minu ümber ei saa minust aru, keegi ei mõista, keegi ei tunne nii nagu mina, ma olengi katki, sest mul on kuidagi pahasti ja teised on kõik nii happy papid. Ja kuna ma olen aru saanud, et see ei ole ainult minu probleem ja kuidas ma sellest aru sain, on see, et ma panin siin paar nädalat tagasi umbes Instagrami stories küsitluse, et kuidas sinul vaimse tervisega on. See küsitlus, ma pean ütlema, ei olnud nagu kohutavalt populaarne vastamise mõttes võrreldes muude küsitluste, muude asjadega, mida ma sinna postitan, et seda storyt vaatas küll, ma ei tea, mõni tuhat inimest, aga klikkis ikkagi vastuste peale ainult umbes 400 inimest. Mis on ikkagi mingi statistika, aga ma saan aru, et see on ka siuke teema, mida kõik nagu ei tahagi jagada, aga umbes 400 võib natukene üle 400 inimese. Aga kurvaks tegi mind see või nagu tõsiseks, et 400 inimesest, kes vastasid 300 ehk siis 3/4, et neil on vaimse tervisega keerulised lood või et neil on vaimse tervisega kohe väga pahasti. Ja see pani mind kohe nagu tundma, et okei, see on teema, mis tegelikult puudutab väga palju inimesi, et mulle tundub, et lihtsalt aeg on ka selline, see kogu siuke majanduslik surve ja siuke riigis toimuv ja maailmas toimuv ja viimaste aastate nagu see mingi, ma ei tea, kriiside rohkus, hirmud, mured, hakkamasaamised, kõik on ilmselt toitnud ka
seda sükest vaimse tervise kriisilainet. Vabandust, kurk läheb nii kuivaks siin kuidagi. Ja siis ma tundsin tegelikult seda story neid tulemusi jälgides, ma tundsin, et okei, et kui mina tunnen ennast nagu nendes hetkedes üksi, tõenäoliselt on neid inimesi veel päris palju, kes tunnevad ennast nendes hetkedes ja olukordades ja teemades üksi. Ja sellepärast ma tahan seda jagada nende inimeste pärast, kes tunnevad, et nad vajavad seda kuulda, et kellegil tegelikult on veel sama pahasti. Sest nii nagu jagatud mure on pool muret, siis tegelikult on ka nii, et kui see teine inimene jagab oma muret, siis see, kes kuulab, sellel läheb selles mõttes ka poole kergemaks, et ta saab aru, et tema mured ei olegi maailmas ainukesed. Et kui kellelgi on veel halvem kui minul, siis mul on ju juba päris hästi. Et see on siuke perspektiivi küsimus, et millega ma ennast võrdlen kõikides asjades elus, aga ka vaimse tervise teemadel. Nii et jah, kui ma seal lõhtuti Insta scrollin, siis ma saan aru, et inimesed ikkagi ei kipu jagama oma isiklikke lugusid, jagatakse päris palju üldist infot ja niukest teavet ja siukest mõistmist ja arusaamist, et vaimne tervis on oluline. Aga et inimesed ütleks, et võt minul nüüd on selline või selline lugu, siis pigem ei ole nagu kohanud. Aga et sina saaksid nüüd kuidagi teistmoodi öelda või asjadele vaadata ja kui sind üldse vaimse tervise teemad huvitavad, siis nagu rahulikult, ma ei tea, 10 minutit keri edasi siit. Aga kui sind huvitavad, siis see paar nädalat tagasi minu poissi selle story küsitluse ajendas tegelikult fakt, et mul endal diagnoositi depressioon. Ja ma sain selle diagnoosi tegelikult teist korda elus, et mul on ühe korra mingid aastad tagasi depressioon ja läbipõlemine diagnoositud. Siis see oli väga keeruline periood minu elus. Ma võtsin ka mingi periood elust antidepressante, et sellega toime tulla. Aga mitte ainult, et see polnud nagu, et ainult võtsin rohtu, et siis läks kõik korda, aga tegin ka väga palju muid asju. Käisin väga regulaarselt psühholoogi juures, kasutasin erinevaid vaimseid praktikaid, palju aega veetsin looduses, tegin kõiki neid asju, mis mind tol hetkel toetasid. Võtsin ka puhkust, võtsin ka pika puhkuse töölt, lubasin endal puhata, lubasin endal olla, tunda kogu selle valu ja need põhjused läbi, aga ka tunda endal seda tervenemist ja kõike, mis peale seda tuli. Ja see kõik suures plaanis ikkagi lõppes nagu hästi suurte elumuudatustega, et lõppes töökoha vahetusega, osaliselt tutvusringkonna väljavahetamisega, enda siukse igapäeva elu korraldamise muudatustega, et mitte tagasi langeda samadesse nendesse ringidesse. Ja ma arvan, et ma sain nagu päris hästi uuesti joonele. Seega seekord, kui mulle nüüd see diagnoos pandi, see ei üllatanud mind. Tegelikult tundsin nagu iga keharakuga, et see diagnoos mulle tuleb, see ei olnud midagi, samas ei olnud ka midagi hirmutavat, see oli nagu ootuspärane mulle, sest ma ju tunnen, vaata kui sa oled juba elus, teed mitmendat korda ühte sama ringi läbi. Ainuke vahe võib-olla on see, et kunagi mulle tundub ei ole läbipõlemine või depressioon, ma vähemasti arvan, põhjustatud ühest konkreetsest mingist traumast või ülekoormusest või ühest asjast. See on paljud asjade koosmõju, lihtsalt võib juhtuda, et mõnel asjal on suurem kaal kui millelgi muul. Aga kui eelmine kord olid nagu pigem seal taga nagu mingid konkreetsed siuksed trauma olukorrad, siis sel korral ma lihtsalt juba tundsin tükk aega, et kõike on nagu liiga palju, et on hästi paljud erinevad aspektid minu elus, et tegemist ei ole ainult nagu tööalase läbipõlemisega, vaid põhjused on nagu omavahel seotud ja hästi laiapindsed. Ja hetkel võib-olla lihtsalt kiiresti ette rutates, ega ma ei ole enda jaoks hetkel muud teinud, kui seda teadvustanud, et see olukord nüüd on nii ja tegelikult on ikkagi ka päris pahasti. See ei tähenda, et ma hommikust õhtuni, ma ei tea, nutan patti ja ei suuda üldse funktsioneerida. Ma käin endiselt tööl, ma toimetan, enamus päevadest mul on ikkagi positiivne tuju ja olukord nagu praegu. Aga et ma saan oma asjadega hakkama, et ma olen selles mõttes nagu funktsioneeriv depressioonik. Aga see kindlasti ei peaks nii olema, et see vajab muudatust, see vajab tähelepanu. Lihtsalt ma sel korral olen ise otsustanud kohe mitte pöörduda siukse medikamentoosse ravi poole.
ma ei ütle, et ma seda ei tee või et see on nagu välistatud või ma ei taha seda kunagi enam teha. Ma tahaksin lihtsalt sel korral anda endale hetke aega katsetada ja proovida ja tunnetada enne muid asju ja vajadusel ma siis ka võtan ka siis ravimid, kui vajan. Aga hetkel ei ole veel alustanud. Aga läks mööda mõned päevad ja ma panin Instagrami järgmise story, täpsemalt minu meelest eelmise nädala alguses, et ma läksin üle väga pikkade kuude trenni ja et lõpuks on aeg ennast käsile võtta ja ennast esikohale seada ja päriselt enda jaoks midagi teha. Ja see massiline nagu vastukaja, mis sealt tuli, oli positiivne, hästi positiivne, aga selle kõige nagu selline alatoon oli see, et mega tubli, mega äge, inspireerid mind ka alla võtma või tubli, kehakaaluga saabki tegeleda, kui käid trennis ja äge, et alla ei anna ja hakkad uuesti pihta ja sul läheb kindlasti hästi ja näed juba peagi tulemusi. Ma 100% nõustun kõikide nende väidetega, lihtsalt ma sain sel hetkel aru, et inimeste nagu tunnetus ilmselt ilma, et ma oleks seda kõike avanud, on suuresti see, et mul on kaaluprobleem, järelikult see tekitab minus nagu siukest stressi, mis omakorda laheneb nüüd, kui ma trennis käin. Trennis ma hakkasin käima väga konkreetsel põhjusel selle jaoks, et oma vaimset tervist turgutama asuda. Nagu ma ütlesin, ma tahaks proovida neid asju, mis eelmine kord väga hästi toimisid, lihtsalt teha neid juba kohe nüüd eos ja teadlikult ja sellisel kujul, mida ma tunnen, et ma vajan. Ja lihtsalt eelmine kord see oli siuke pikk protsess, et nagu katsetad ühte ja teist ja kolmandat, nüüd ma juba nagu tean, mis eelmine kord toimisid. Ja trenn kindlalt on nagu üks nendest asjadest. Aga see ei ole nagu see, et see ring on hästi palju suurem, see depressiooni ring või siis üks vaimse tervise ring, kui kehakaal, ma ei tea, näiteks ülekaalulisus, aga ma tean, et mõnel inimesel on see hoopis ka alakaal, kui on tohutu stress, et selles mõttes kaal, ütleme üldiselt on ja. Et see ei ole ainult nagu kaal, kurvameelsus, depressioon ja siis kuidagi selle sees nagu stressamine. Et see ring ei ole nagu nii väike. See ring on palju suurem, et ikkagi näiteks see sama kaal nüüd. See on midagi, millest ei ole mõtet mitte rääkida, sest kõik seda näevad, see on asi, mida ma ei suuda varjata, et kui ma muidu suudan oma võib-olla mingid negatiivseid mõtteid naeratusega varjata, siis seda ma ei suuda millegagi, nii et on nagu on ja aga sellel kaalul on ka nagu oma põhjused, et ma tänaseks seda juba tean, et ma nagu ei lase endal ka laskuda sinna ringi ise, et nüüd ma olen nagu kohutavalt kurb, sellepärast, et mu kaal on tõusnud. Et loomulikult, kas see mind häirib, muidugi häirib, kas ma tahaks olla kergem paremas vormis, loomulikult see häirib mind täna juba üks asi nagu visuaalselt ja nagu mingid naiselikud põhjused. Riided ei istu hästi, ei tunne ennast kenana ja nii edasi, aga ka tervislikud probleemid. Et mul on lisaks selle depressiooni diagnoosiga tegelikult tuli mulle ka terve posu erinevaid terviseprobleemi diagnoose, mis on hästi lähedalt seotud selle kogu depressiooni seisundiga. Mis, nagu ma ütlen, on üks suur ring. See tähendab seda, et ma öösiti, ma ei maga, minu unekvaliteet on väga kehv. Mul on ärevusood eelkõige öösiti, sest päeval ma suudan, vahest mul päeval ka nagu lööb kuidagi pulsi üles ja hakkab nagu kerima veits, aga ma suudan päeval kohe seda ära maandada mingite oma praktikate ja oskustega ja see ei ole probleem, ma tunnen täna. Aga öösiti unesegasena ma ärkan kell 2 öösel, ma olen täiesti siukses olekus, et pooleldi unes, pooleldi ärkvel, siis ma hakkan ketrama oma peas kõiki maailma negatiivseid mõtteid, kõiki, mis ma olen ise valesti teinud, mis minuga on juhtunud, kõik, mis olukorrad on, mis minuga on, mu perega, maailmas, kuidas üleüldse nagu nii midagi ei lahene ja see on siuke nagu nõiaring ja sa ei suuda magama jääda ja sa ketrad seal ainult hullemaks ja samal ajal ma ei ole piisavalt üleval, ärkvel, et nagu seda kuidagi teadlikult lahendada neid mõtteid. Nii et mul ikkagi on olnud olukordi, kus ma lõpuks, ma ei tea, 4-5 olen nii väsinud seal voodis, et ma ei suuda enam, mul on tunne, et ma pean minema õue jooksma keset tööd, sest ma ei saa oma seda adrenaliini kuidagi maha. Aga kui see kõik kestab nagu pikka aega, juba kuid, siis see on hästi väsitav. See on füüsiliselt hästi väsitav
ja see on vaimselt hästi väsitav, sest unepuuduse tõttu me hakkamegi, meie tuju langeb, meie kogu ülejäänud elukvaliteet langeb, sest me ei suuda asju vastu võtta nii nagu mõistusega ja mu töö tegemine on mulle raskem ja võtab rohkem aega, kui ta võib-olla peaks mõnes kohas, sest ma olen nii kohutavalt väsinud, sest ma ei ole öösel maganud, sest mul oli ärevushoog, sellepärast et lihtsalt on nagu neid stressoreid palju, ehk siis see on, ma ütlen, suur ring. Ja kuna ma olen nii väsinud, siis ma söön meeletus koguses magusat, mis omakorda tõstab kehakaalu, ka see, et ma ei maga, ka see, et ma tegelikult ei ole ennast liigutanud, sest mul lihtsalt ei ole selleks energiat, sest see maguse söömine ei tekita seda energiat, et võtad ja lähed jooksma. See tekitab lihtsalt nagu hetkelist ülevaloleku hetke ja siis see crashib uuesti ja siis sa sööd uuesti ja see on nagu lõppematuse ring. Ja nagu need põhjused või need stressoreid on ümber nagu hästi palju, aga see depressiooni ring ongi ta nagu suur paljudest asjadest koosnev ja üks asi võib-olla, mis on teistmoodi minul seekord võrreldes eelmisega on see, et kui eelmisel depressiooni korral ma ikkagi hakkasin väga palju alkoholi tarbima, et isegi ma ei tea, miks see nii oli, see oli kuidagi minu see siuke energia boost'i pääsede, siis sel korral ma tarvitan väga vähe alkoholi, sest ma kuidagi ise tunnen, et mul ei ole, esiteks see ei isuta mul, nagu šokolaad, ma tunnen, et see isutab mul see šokolaadi, see tunne, see boost, see kiire energia. Aga esiteks mul ei ole siukest nagu tahet alkoholi tarbida ja teiseks ma tunnen, et see väsitab mind veel rohkem. Et magusa siuke energia ja adrenaliini järgne langus on ka raske kehale ja vaimule, aga alkoholi järgne minu arust veel raskem. Praegu mulle välja kannatamatu, et sellepärast võib-olla see on nagu hea. Et ma ei oska isegi öelda, et mõlemal juhul on selles mõttes halb. Mõlemal juhul on halb, et ükskõik mille poole sa pöördud oma suures depressioonis söögi, magusa, joogi, alkoholi või veel millegi muu poole. Igal juhul on need mingid sellised ellujäämise instinktid või et me üritame nagu asendada ja kuidagi kompenseerida seda, mis on muidu puudu millegi muuga, millegi välise, millegi kiirega, mingi kiire boost ja lähed edasi, et lihtsalt kuidagi nagu ellu jääda selles kõiges, aga tegelikult ei ole ükski nendest hea. Et selles mõttes ei tasu nagu alahinnata ka selliste pehmete eneseabimeetmete kasutamist, näiteks nagu magusa söömine, et see tegelikult on ka väga halb. Et see on see põhjus, miks ma olen otsustanud, et ma ikkagi võtan ennast väga käsile ja proovin vähemasti kuidagi saada tagasi positiivsesse ringi. Sest ma tean juba täna kogemusest, et kui ma sellest depressiooni ringist saan välja, siis kõik muud asjad loksuvad ka paika. Et võib-olla see on ka see põhiline sõnum, mida ma siin üritan edastada, et kui sul on ka keeruline ja raske, siis ära jää kinni nendesse negatiivsetesse jooksvatesse mõtetesse, et issand, ma olen nüüd nii paks ja nüüd mul on ikka nii halvasti ja nüüd ma ei saa magada ja nüüd ma olen liiga kuri oma lähedastega, sest ma olen ka närviline, sütin kergelt, sütenööri pole üldse juba tükk aega, et kõik need sellised asjad, need kõik lähevad mööda, kui sa saad sellest negatiivsest ringist välja, et energia, minu strateegia on see, et ma suunan oma energia sinna, kus ma tean, et sellest võiks kõige rohkem ja kiiremini abi olla, et sellest ringist päriselt välja tulla, milleks näiteks on endal magamise ja puhkamise lubamine nendel hetkedel, kui see on võimalik. Kui ma öösiti ei maga, ma siis proovin magada päeval kas või tunnikese või õhtul või mis iganes ajal. Et endale anda seda jõudu ja jaksu, siis tegeleda oma vaimse tervisega muud moodi kui ainult süües või magusat tarbides. Siis teiseks trennis käimine, see on kindel mina, kes ma pole kunagi oma elus olnud mitte mingi trennijuhint. Ma olen trenni teinud ainult vajaduspõhiselt ja nii vähe kui võimalik. Siis esiteks see läheb lihtsamaks. Kui sa alustamine on kõige raskem. Lihtsalt nagu mine, hakka pihta, käi ära 1, 2, 3, 4 päeva järjest ja 5. päeval sul on juba kahju, kui sa ei lähe, sest sulle tundub, et sa oled juba teinud nii palju tööd esimese 4 päevaga, millega sa ennast sundisid ja ei tahtnud seda teha ja ikkagi tegid. Et 5. päeval sa juba lähed selle pärast, et sa lihtsalt nagu ei taha raisku lasta seda 4 päevaga ootad pingutust, mida sa teinud oled. Ehk siis see võiks olla see siuke motivatsioon, et see ei ole väga suur amps, aga nii on lihtne alustada ja kui ole juba alustanud oled, siis on palju lihtsam järjel püsida ja joonel püsida.
Ehk siis need on paljud asjad kokku, mis seda põhjustavad ja mitte jääda kinni nendesse negatiivsetesse jooksvatesse tunnetesse, sest see ei aita sind edasi. See ainult hoiab sind tagasi, tõmbab sind rohkem sellesse auku. Kui sa suudad hakata lahendama kuskilt otsast asju, siis pooled nendest muredest, mis täna minu elu varjutavad, lahenevad iseenesest. See on see mitte midagi tegemise meetod, et ära tee midagi ja asjad ise nagu saavad lahenduse ja saavadki. Ma täna tean seda. Selles mõttes on mul võib-olla lihtsam minna sellele olukorrale vastu või sellega toime tulla, et mul on juba nagu ajus ja kehas mingi kindlus, et ma olen selle varem üle elanud ja ma elan selle uuesti. Et esimene kord selle võrra oli ikka palju hirmutavam, eriti kui mul ei olnud ka inimesi, kellega sellest rääkida. Ja mulle tundus, et keegi ei saa aru ja kõik, kellele ma rääkisin või need vähesed, kellele ma jagasin, need pigem nagu ikkagi kuidagi nagu panid seda mulle pahaks. Mulle tundus, et nad panid mulle seda pahaks, et ma selliseid tundeid tunnen ja et see võib-olla pole päris ja et need on lihtsalt nagu mingid vabandused ja et ja see veel kohe toidab nagu seda, et me nagunii, kes on nagu depressioonis inimesed, nagunii nad ise arvavadki, et nad ei saa hakkama ja teised on paremad ja me olemegi kehvemad ja nõrgemad ja kõik need mõtted, need on normaalsed. Need ei ole tõsi, aga need on sellises staadiumis normaalsed. Ja see teiste negatiivsus ainult toidab seda tõdemust ja seda uskumist, et ma olengi halb ja ma ei saagi hakkama ja ma ei olegi piisav ja kõik see. Ja kuni sinnamaani välja, et pigem siis suunata oma energia nendele positiivsetele asjadele, mida sa saad enda jaoks teha ja ka läbi mõelda, et millised on need muutused, mida sina ise tegelikult vajad. Et ma ise tunnen, et ma vajan väga tugevaid muutuseid oma elus. Ja mul on nendeks õigus ja ma olen seda väärt, et need muutused tuleksid. Ja nii ongi. Ja et nad peavadki tulema, sest see olukord, nagu miks ma täna selles ringis olen, see on hästi pikk teema. See on hästi pikk teema. Ma ei saa lihtsalt detaili langeda, sest muidu sa ei jõuaks seda kuulata. Võib-olla teen mõne ekstra video, kui sind huvitab või räägin, suhtlen nendega, kes võib-olla kirjutavad mulle selle video peale ja tahavad enda asju ka jagada. Et ma lihtsalt tunnengi, et ilmselt on hästi palju eelmisest kalendriaastast, ütleme siis selles mõttes eelmisest aastast lahendamata endiselt mingeid muresid, hirme, traumasid, mis endiselt, millega me kõigega oleme nagu algust teinud selle olukorra arutamisega. Aga see tahab veel väga palju tööd ja väga palju aega ja väga palju niisugust teadlikkust ja jaksu sellega tegeleda, mida ma tunnen, et ma täna pole. Et ma olen juba ammu siuke aurude peal liikuja. Siis lisaks kahtlemata ka see lihtsalt, et on lihtsalt suur töökoormus nagunii ja minu töö ongi väga vastutusrikas ja üsna kõrged tootused on selle töö sisule. Siis kuigi see mulle kõik meeldib ja mulle väga meeldib mu töö ja kogu kriisivaldkond ja kõik see, et see on täiega minu tempo siukses tavaolekus, et ma tahan, et mul oleks nagu kogu aeg teha äge uued asjad, kõik see kõik on väga okei. Aga võib-olla miinuspool praegu on kõige suurem ongi see, et ma olen juba kõikidest muudest asjadest nii kurnatud ja väsinud ja mul ei ole nagu taastumiseks, et mu see patarei on kogu aeg tühi ja mul ei ole taastumiseks aega ja võimalust ja võib-olla ka kohati oskust. Ja oskust ennast välja lülitada nendest töödasjadest, siis kahtlemata kogu Hannaga seonduv, et ma olen nüüd aprilli alguses tööl käinud, 4. kuu läheb. Me käime mõlemad Jimmiga täiskohaga tööl Hannaga koos, et see ei ole tegelikult nagu okei. See ei ole kuidagi normaalne. Hanna lasteaeda pole seni saanud. See on hästi keeruline, see on väga-väga keeruline. See tunne ja pidev nagu teadmine, et sind ei ole piisavalt kodus, sind ei ole piisavalt töö juures, sest mul ei ole sellist hetke, kus ma saaksin ennast lõplikult välja lülitada ja keskenduda ainult ühele asjale, mida mu elus on vaja teha. Et nagunii, see on siuke emaduse paradoks, et emadel nagunii on alati see ema süütunne ja töötaja süütunne ja need käivad ka, need on ka normaalsed nähtused. Ma ei ütle, et need on õiged ja et need on põhjendatud, aga need on normaalsed, et emad neid tunnevad. Aga lihtsalt ma tunnengi, et kuna see Hanna siuke koormus on, siis see on nagu korda, ma ei teagi mitu, et see on hästi kurnav. Siis Rasmuse erinevad koolipoolsed probleemid on olnud hästi keerulised ja siuke vaimne siuke koormus on olnud selle osas hästi suur.
ja Andreni tervisemured ja ehk siis need on niisugused asjad, mida ma ei saa ka lihtsalt nagu ära lükata. Et okei, ma ei tea, läheb puhkusele, ei tee tööd, aga on palju asju, mida ma ei saa nagu ära lükata või ka see meie elukoha teema endiselt. Et ma väga ootan, et midagi hakkaks kuskilt nagu lahenema, sellepärast, et see ootamine on nagunii keeruline. Jällegi ilma depressioonifoonita see ootamine on nagunii, muutuste ootamine on hästi keeruline inimese loomusele. Aga kui sa lisaks sellele muutuse ootamisele on kaalul ka kõik need asjad, mida ma nimetasin, ehk siis need koolid, lasteaiad, laste olukorrad, arstiabid, mu enda tööl käimise, ma ei tea, aeg, formaat, kõik see on nagu seotud selle elukohaga, siis seda keerulisem on see siuke ootamine ja teadmatus praegu. Ma ise tunnen, et minu jaoks on see hästi selline raske koht, kust läbi tulla. Et ma ei tahtnud jällegi, et see kuidagi video sektsioon oleks selline masendav ja kuidagi nukker ja energiat alla tõmbav. Ma seda üldse ei tahtnud. Ma tahaksin, et siit jääks kõlama hoopis esiteks see sõnum. Et seda on ilmselt nagu palju rohkem seda siukseid vaimseid probleeme, kui me ise seda teadvustame ja arvame. Et me arvame, et me oleme selles üksinda ja me tegelikult ei ole. Ja isegi kui sul ei ole kõiki neid muresid, mis minul on, igal ühel on oma nagu mingi elutraagika ja mured ja probleemid ja raskused ja see on täiesti okei. Et ühe raskused ja keerulised asjad ei ole kuidagi olulisemad kui teise omad. Lihtsalt see fakt iseenesest, et need on seal ja siis on paljud siuksed kollektiivsed stressorid, mis meid kõiki mõjutavad, mind kaasa arvatud. Ma ütlen kõik majanduslikud teemad, kõik need maksud, hinnatõusud, riigi olukorrad, julgeoleku asjad, need kõik asjad, need kõik mõjutavad meid igapäevaselt. Isegi kui me üritame öelda, et ma olen nagu teflonist ja midagi ei hakka külge ja uudiseid ei loe, siis paratamatult ühest või teisest otsast on see kõik meid juba mõjutama hakanud. Et lihtsalt jah, ma tahaksin, et sa teaksid, et sa ei ole selles üksi. Neid inimesi on veel, kui sul on midagi sarnast või sul on vaja kellegiga suhelda mingil vaimse tervise teemal, siis ma ei ole terapeut vaimse tervise osas üldse, kindlasti pöördu terapeudi poole. Aga kui sa tahad pigem nagu siukest lihtsalt sõbra õlga või sõbra Instagrami postkasti, kellele kirjutada ja jagada, siis minu Instagrami sõnumid on igal juhul sulle avatud. Ja võib-olla just tahaksin vastupidiselt siin kanalil näidata seda, et vaimse tervise siuke keeruline periood ei pea tähendama ilmtingimata seda, et kõik on läbi ja kõik on halvasti, isegi kui vahest nii tundub ja mulle ka vahel tundub. Mul on neid hetki ka. Need on õnneks seni olnud üsna põgusad, kus mulle tundub, et nagu siit ei tule mitte midagi enam edasi. Aga neid on vähe ja need on põgusad ja selle eest ma olen tänulik. Et ma pigem tahaksingi näidata, et on võimalus kõikidest asjadest elus läbi tulla ja kõik on alles ees ja need kohad on selleks, et me õpiksime ja kogeksime ja läheksime tugevamalt edasi ja et hoida seda fookust nendel asjadel, mis on oluline. Ja olles nüüd juba seda, ma ütlen, kõike kogenud ja läbi elanud, siis ma julgen kinnitada, et oluline on hoida fookust positiivsel, lahenduste leidmisel, muutustel, mis sinu elus vajavad. Ja ka nagu sellel julgusel, et mitte jääda kinni sellesse, kui halvasti mina olen või kõik mu ümber on, vaid pigem fokusseerida oma energia siis sinna, et ma suudan, ma tahan, ma saan, ma väärin, mul on selleks õigus, et ennast nagu toetada selles uskumuses ja julguses oma elus neid muudatusi teha, sest mingi muudatus peab olema. Sest see on see vana hea ütlus, et kui me iga päev teeme täpselt ühte ja samamoodi, kõik oma elus, ärkame ühtemoodi, sööme sama asja, teeme samu tegevusi, suhtleme samade inimestega, absoluutselt oma elus midagi ei muuda ja käime täpselt sama rada pidi, siis see on äärmiselt naiivne, et me loodame, et siis 5 aastaga toimub me elus mingi tohutu muudatus, et seda ei toimu. Ütlen kohe ära, seda ei toimu, nii et võid hakata julgelt kohe muutustega siin pihta. Võt. Aga nüüd on kell juba 12:53, ma olen suure osa oma lõunaajast lihtsalt ära mulisenud. Aga üks asi, mis lihtsalt mind nagu tasakaalustab ja rõõmustab, on seesama
jagamine ja videote tegemine ja tegelikult ka muu sotsiaalmeedia asi, mis on hästi tahaplaanile jäänud, mida ma tunnengi, et ma enda pärast pean võtma uuesti kuidagi üles ja hakkama tegema. Et see on siuke, mõnes mõttes ka siuke kiire positiivse tagasiside saamise viis ja siuke kiire dopamiini saamise viis, et teha neid asju, mis sulle meeldib ja mis toovad sulle kohest õnne ja minu jaoks on üks nendest asjadest siis siuke kogu sotsiaalmeedia sisu tootmine. Nii et juba minu vaimse tervise huvides on vaja rohkem filmida. Nii, aga nüüd arvuta kinni ja ma lähen lõunat sööma. Me näeme sinuga ilmselt peale mu tööpäeva, sest ma ei saa endale rohkem tööpäevas lubada selliseid jutustamise pause. Sai või? Mis sa said? Näita, mis sa said. Vau. See on niuke helkur on see tegelikult. Kuidas see helkur? Sina oled see, jah? Hanna näitab enda peale. Hanna on see. Hannuska. Mul on kahe peal. Oled? Jaa, no sina Hanna näitab sind ennast. Vau. Kes need on seal? Sina ja mina. Hanna on alati nii õnnelik. Hanna sai omale kingituse just. Mul käis sõbranna korra külas ja tõi Hannale nii nunnu kingituse helkuri. Aga pühapäev ei ole pühapäev. Tahtsin öelda pühapäev hommik on, laupäev on siiski. Laupäev päev on. Näe ma sinu autole. Saab panna niimoodi. Lapsele. Siis saab panna niimoodi lapsele. Niimoodi võib-olla on parem vaata, siis saab, kui sa istud siin kõrval, siis sa saad jah. Reklaami ära ja siis paned uuesti tagasi. Okei, proovime seda. Et vaatame seda, kuidas see saab käima. Et neid saab siis keera kinnitada ka. Kuule, aga mis me teeme? Ja siis niimoodi. Ja me paneme praegu selle autosse ja siis me läheme sõitma, siis me saamegi kohe proovida, kuidas see sõidu ajal toimub ja sõidame siis Lehtma sadamasse. Ja, meil lihtsalt mõte lihtsalt, kuna õus on ilgelt kehv, siis me ignoreerime seda kehv. Väljas vahet pidamata sajab. Praegu vist sekund ei saja. Muidu on lihtsalt päev läbi iga natukese aega kallab. Ja me mõte oli, et me läheme siis trotsime ilme ja läheme ikkagi välja kodust. Koristasime kodu ära ja nüüd on hea minna. Sest kui me siia jääme, siis võib-olla uuesti mustaks. Jah, just. Kuulge, aga lähme siis. Võiks nagu puhtaks jääda. Õue! Hanna, kus me lähme? Lähme õue või? Õue, jah. Nii, ma panen Hannale riidisse ja lähme. Sa oled seljas või? Valmis? Pusa võtta ka. Ja võta kilekas ka, et kui läheb midagi märjaks, siis saad vahetada. On ju? Oledki riidus poiss, jah? Koppadi. Siis ei tahta rääkida? Ei, noh, see. See Rasmus, tahtsime, et pane äkki pusa peale või? Paneme sulle püksi ka. Hannal on selline stiil nüüd täna. Me käisime hommikul juba kummikutega õues. Ma paneme kruusi püksi sulle. Käisime kummikutega õues ja need on tal kogu aeg triiki vett täis, sest ta lärtsutab vees siis nii hullult. Aga kuna õues tegelikult on soe, siis ma nüüd mõtlesin, ma panen talle lühikesed püksid ja paljaste jalgade peale kroksid. Nii, oota, keerame. Ja teised kroksid on autos, et saaks pärast autos mõida sokid kuivad panna. Lihtsalt need kummikud ei kuiva tal ära selle aja peale, et uuesti õue minna. Me on 5 korda päevas õues. Tule nüüd, lähme siia poole. Kas sa ise ei taha midagi peale panna? Ei, ma praegu ei taha. Kas sul võti on või? Võti on või? Oota, Rasmus. Kogu aeg ette sukse. Ma siit ukseb ise kinni. Üks läheb segani. Jaa, ma tulen. Meil kahjuks ei ole vaata sükest šofööri, kes tuleks ja paneks selle auto ukse kinni. Ise pead olema see. Ja me oleme. Mina siis olen täna turva inimene, olen siin pool. Ja me oleme Lehtma sadamas. Lehtma sadam oli kunagi hästi suur
Kaubasadam või Kalasadam vist oli see, on ju? Ei, ta oli kaubasadam ja siit sadamast veeti isegi Turvast ära. Aga lisaks ka ju kala, sest siin on ka suured kalatööstus, mingid need külmlaod. See oli kaubasadam. Aga igal juhul see oli minu arust kõige suurema vist läbilaskusega sadam Hiiumaal. Siin oli seal natukene eemal on hästi äge siuke Pöörupoi baar, kus oli suur elu käinud kogu aeg. Õhtuti käisid seal peod ja asjad. Et siit veeti siis põhimõtteliselt nii puitu, Turvast, kala. No kõike, kogu kaup käis siit ja nüüd on see lihtsalt maha jäetud sadam, kus ei käi mitte kedagi, siin vahetavael mõni püüab kala ja siis meiesugused jalutavad. Aga siin on hästi mõnus. Eriti mõnus on õhtuti seal taga. Me lähme praegu ka sinna. Seal taga ma näitan on... Kas ta ei allu korraldust? Vaata, sa pead talle näitama siinpool neid. Näe, Anna, mine sinna. Seal on, vaata, seal on siuke... See kaide peal käib ja Anna, aga on alati natuke siuke. Annuska, lähme jalutame edasi. Laste kõige lemmikum tegevus on ikka veeses lurtsutada. Aga ma ei hakka. Hanna muudku vaatab kodus Peppa multikat, see on ta absoluutne lemmik. Ja siis neil on seal ka kogu aeg madipadal. Madipadu. Do you want to come here to fishing sometime with me? Kelle pärast sa üritad inglise keeles rääkida? Hanna ei saa nagunii aru ja Rasmus oskab inglise paremini kui sina, nii et ma ei tea, kelle ees sa üritad varjata siin seda juttu. Mõnikord me räägime ka vene keeles, see on ainuke keel, millest lapsed aru ei saa, aga mina lihtsalt olen vene keeles nagu nii kehv. Jimmy on hea muidugi, aga... Mitte hea, vaid ma oskan natukene. No jah, oskad hästi. Mina selle eest üldse mitte, aga see on ikka. Hüppama siin sees. Vahest on ju siuksed, et tahad midagi rääkida, nii et lapsed aru ei saa, siis pead leidma mingisuguse keele, vaata. Koodsõnad ja siuksed asjad. See kõik teate. Ja kõik vanemad teavad. Sõnad on olemas teatud asjad, et lapsed aru ei saa. Otas, ma võtan siit. Ma kolmandist vett. No põhimõtteliselt me võime nüüd olla siin õhtu läbi. Siin veelõigus. Miks me võiks siia kajaelda? Lähme sinna poole. Lähme jah. Me tuleme pärast siia poole veel tagasi lurtsutama. Iga väike loik leitakse üles. See on ikka suur. Nii, vihm hakkas sadama. Vihma sajab. Kui Viker ka siis tuleb? Ilmselt tuleb kuskil Viker ka. Tulge ka aidake nüüd turvatada. Kuna siin on selline mets, siis me võib-olla ei saagi sinna päris otsa minna. Aga see, millest ma enne tahtsin rääkida, on see, et kui seal õhtul päikeseloojangul olla seal selle sektsiooni peal, ehk siis minna siit lõppu ja siis sinna, siis päike alati suvel maandub sinna, tahtsin ta loojub sinna. Miks ma ütlen suvel on see, et tegelikult on ju päikesetrajektoor natukene muutub aastaga, et talvel ja suvel päris samasse kohta tegelikult ju ei looju. Aga suvel on super ilusad päikeseloojangud siin, täpselt siia metsa taha loojub ja siis siin selle lahe peal või selle sadamalal on hästi ilus päikeseloojang. Ja seal on alati vaikne, sest see taga see tormimurdmissein või see lainemurdmissein hoiab selle tuulega kinni, isegi kui siin on mingi väike tuuleke mere peal. Ühesõnaga, väga soovitan, kui tahad romantilist pikniku Hiiumaal õhtul pidada, siis Lehtma sadama kail. Super. Eriti ilus on päiksel silmaga. Ma näen sujunud lindu. Ahah, jaa, tõesti, see jäi kaadrisse ka ilmselt. Ma rohkem ei näita seda. Ma nõudsin olema kõiges saade. Koosas. Mina tahaks kõi sinna minna tenni tegema. Ma teen koos isaga vähemalt. Ja sadamas on käidud. Riided on vahetatud peale lärtsutamist. Mine tee. Ja aeg. Minna mängima. Siin tegelikult sel nädalavahetusel on Hiiu folk. Nii et siin Viskoosas on erinevates kohtades üle Hiiumaa minu arust kuskil seal Kõpukandis, Kassaris, Kassari Kiigeplatsil ja Kassari Rahvamees minu arust oli, Kärdlas. Ja siis siin Viskoosa kultuuritehases ka, siin on palju kontserte asju. Mitte siis siin, aga see on seal teisel pool seal. Aga siin on siuke külaplats, kus saab palli mängida. Siin on isegi palle. See on tore see Hiiumaa puhul. Tuled mänguplatsile ja siin on lihtsalt hunnikus erinevaid palle, mida sa võid võtta ja mängida ja tagasi panna. Ja siin me käisime talvel Viskoosas ka, saab uisutada ja just kohvikudes, et see on väga tore koht.
Ka väga tore koht. Hea, et muidu oleks väga piinlik, kui ma oleks praegu maha maganud selle hea viske. Kuule, aga tee siis ossa. Tubli. No Rossi, võta pall ja hakka loopima. No tee üks näidisvise veel. Jimmy on nagu iga spordis hea millegi pärast. Nii toredad, mulle meeldivad sellised pereväljasõidud, kus saab lihtsalt olla, mängida, joosta, liigutada natuke ennast. Vähem me jõuame siin neid. Keegi oma selle longboardi jätnud siia. Vaata, siukses kohas on hea, väikses kohas. Ma ütlen nii tore, vaata pallid, et võtad palli, mängid ära, paned tagasi. Aga ma tean, kuidas käib ka. Niimoodi, et sa nagu jooksed, siia õõpad ja hoiad koelis kinni, siis sa ühe käega nagu paned koi vee. Aga lihtsalt vaata, kuulakene, sina oled lihtsalt selline nagu madal, aga see korv on niisugune väga kõrge. Aga mina vajan sealt. Aga ma mõtlen, et siukestes väikestes kohtades, nagu Hiiumaal on nüüd väljakud, kui sa käid kuskil suures linnas, siis näed, kui räpane igal pool mingid sodimaas seal, noh, mida iganes. Kuksuta, see jääb kõik peale. Mida iganes, aga siin on kohas. Siin sa julged lapse tuua, sest ta ei korja mingisugust konisi ja muid siukseid asju. Joo. Ja meil on sekin, kui ma panen niimoodi vai? Muidugi, nii sa näed. Sellepärast, et niimoodi, kui panen mehed päeväki. Aha, no see on oluline. Seda ma tean küll. Kuule. Jee, Hanna! Vaata, kus mina teen nüüd. Filmi mind ka. No, ma filmin sind ka. Isa toest. Siin on nii tore sõprade kiik. Kahekesi saad koos kiikuda kellegiga. Hanna, kas sul on tore? On mõnus. Natuke märg on näinud täna, aga nüüd tuli päike jälle välja. Seal õpib üks laps rulasõitu. Või no see pole vist rula, see on mingi vist, vaid see ei olegi rula, see on mingi longboard või mingi nikas. Aga no äge. Ma ei tea, mis see longboardiga peaks sõidetakse nagu kiir. Tead, see vist on jah stabiilsem. Vaata, rula on ikkagi rohkem nagu trikitamiseks ja mingi mööda äärekive ja siukseid asju. Aga longboardiga sõidetakse mööda teed. Mööda nagu pikki, ma ei tea, ju näiteks rannaprominaade asju. Et ta kiirus läheb suureks ja ta on nagu sujuvam keeraja ja nagu... Ja samas on ta vist veits nagu vastupidavam ka, et kui see rula on hästi tervist väikeste ratastega ja väga siuke kividele nagu ei ole vastupidav, siis vaata pennyboardid on sama pointiga nagu see longboard. No selles mõttes, et lihtsalt väiksed, aga see pennide see mõte on vaata ka, et Pennidel on need suured rattad. Kunagi Andren oli hull pennyboardi fänn, siis ta sõitis, tal oli neid mitu tükki ja need maksavad ka mingit hinge enda, ma mäletan toonasest ajast, aga see oli ikka väga teema. Ainult üks pennitamine käis. Ma oskan isegi seega sõita meie pärast. No sõida siis. Jumal, kui suureks kõik lapsed on kasvanud. Täitsa uskumatu. On ju, ma vaatan, Rasmus ta on nagu mingi teismeline. Ja liiguta neid niimoodi jalaga ja keera seal. Tubli. Ja nii jah, siis vaata tuleb hoogu juurde. Niimoodi sa teed endale hoogu juurde. Läks ka proovida. Eikä mõnus. Näe tule. Sõida. Anna. Ja. Kiidu. Ja, kiigud on seal ka, jah. Sa juba kiigud ees. Aga see on ka kiigu, kus sina oled. See on ka kiik. Mõnus ilm on, jah. Nii huvitav. Vahepeal vihma kallab, siis päike tuleb enne. Super laupäev ikka.
me oleme nüüd Kärdlas. See on siis sadama ujumiskoht on see siin. Sadam on siin lähedal ja ujumiskoht on ka siin. Ja siin on siis politseimaja on selja taga ja siin kõrval on meil siis välijõusaal. Ehk siis me oleme väga sportlikul lainel täna. Siin saab isi koju taha. Siit ei paista, aga kohe lähme vaatame koos. Välijõusaal on ka siin Hiiumaal ikka päris mitmetes kohtades, aga nii tore siuke nagu mänguplats ja vanematele mingi tegevus 2 ühes. Me oleme siis täitsa Kärdla sadama kõrval. Ehk siis Kärdla jahisadam, ma kohe tulen. Kärdla jahisadam paistab sealt. Siin on ka ujumise koht, et ujumise sild, kus saab ujuma minna, seal on kõik need Hailmne suvi Andren siin sadamas töötas. Laenutas supikaid ja neid igast vesirattaid asju. Siin saab jah ujuda ja teha. See on mõnus. Mõnus. See on meie teistsugune. See on nagu need. Jep. See on nagu need. Nagu sa sõidaksid see kopaga. Aga näitan. No näita, mis siin saab teha. Nagu need. Nagu te näete, siin on nagu välised. Sõidaksid kopaga. Jah. Ja siin on lihtsalt teistsugune treenikoht ka. Et kui kopp oleks kondimootoriga, siis see töötaks nii. Kui kopp oleks kondimootoriga, siis see töötaks nii. Jah, mingi niimoodi. Meie väljasõidu viimane etapp viib meid paladele, kus elavad meie naabrid. Kus elavad meie sõbrad. Ja siin on mul teile üks eluhäkka, et elus valige oma sõpru hästi, valige sõpru, kellest on teile mingid kasu, kes on nagu jõukad, edukad ja tegelevad millegagi, millest sul alati puudus on, näiteks toit. Nimelt meie sõbrad peavad Hiiumaa parimat toidukäru. Need muidugi on üliettevõtlikud ja neil on igast ägedaid ettevõtmisi, aga üks nende ettevõtmistest on siis Hiidlaine toidukäru. Nii et kui sa oled Hiiumaal ja tahad süüa imemaitsvat purksi ja nende retropurks on lihtsalt parim. Tõesti selle suve hitt. Me oleme igasuguseid purkse proovinud, me oleme üsna pirtsakad purksi sööd, aga nende hinna kvaliteedi suhe me oleme enne jaganud, et sinna teile. Ma olen enne jaganud, et seal Mukutares oli ka hea, aga see on meist nii kaugel, aga meie sõbrad elavad meie lähedal. Ja lihtsalt see plusspool on nüüd see, et me muidu ka ostame nende purksi, kui nad on igast üritustel väljas, aga täna, ja nüüd me oleme siit. Ja siis, aga täna ei ole ühtegi üritust, aga ma hommikul neile kirjutasin, et meil on ühed väga tühjad ja õnnetud kõhud, kes tahaks väga nende purksi. Ja nüüd nad teevad meile oma kodust sealt toidukärust purksi, nii et me läheme õhtusöögi järgi. Nii et valige oma sõpru hästi. No näite burgerit. Oota. Me kohe inspekteerime lähemalt. Siin on kastet, siin on salatit, siin on kõike head ja paremat. Ja vahepeal mina seda süüa ei saa, sellepärast, et see on nii ka jaimu ja... Iga lai, nad ei sulati ja hea on ja. Ja tisu poisid.